tere hommikut kõigile jälle. Viimane teisipäeva hommik enne kuuajast pausi. So it's our last Tuesday before we come to see you. Thank you so much. And then we return in May. But you are welcome, Malik. Yes, indeed. Excited about today's meeting. Yes. Yes, indeed. Let's just pray then. Alustame palvega. And Father, we love you. We thank Me you. armastame sind, me täname sind. Thank you for this wonderful time once again. Me täname sind jälle selle imelise aja eest. You made it possible for us to have fellowship with you. Et me võime tulla ja olla osaduses sinuga. Holy Spirit, Püha vaim, you are more than present. sa oled meiega ühes siin. Your presence really energizes us, Sinu kohalolu annab meile jõudu and we are at peace with you. ja meil on rahu sinuga. Thank you, Holy Spirit, for today. Me täname sind, püha vaim, tänase päeva eest. Lead us Juhi meid in Jesus' name. Jeesuse nimel. Amen. Amen. Good morning and good evening. Tere hommikust ja tere õhtust. Yeah, let's look at the passage from the book of Exodus. Vaatame teise Moosese raamatust kirja kohta. And we are discussing why Joshua didn't leave the tent. Ja me räägime sellest, miks Joosua ei lahkunud telgist. You discover when you read, you find that Joshua didn't leave the tent. Et kui sa loed, siis sa leiad seda, et Joosua ei lahkunud telgist. Yeah, let's read 33:7 to 11. 33:7-11, see on teise Moosese 33. 7-11 salmid. Now Moses used to take the tent and pitch it outside the camp. Nüüd Mooses aga võttis telgi ja püstitas selle väljapoole leeri. Yeah, it's a very, very nice start of a passage. Moses used to take the tent and pitch it outside the camp. See on väga huvitav lause, millega alustada, et Mooses võttis telgi ja püstitas selle väljapoole leeri. A good distance from the camp. See oli päris palju väljaspool sellest leerist. And he called it the tent of meeting. Ja ta nimetas seda koguduse telgiks või kohtumise telgiks. Hello. Hallo. Mis siis nüüd juhtus? Jah. Ilus vist kinni või? Jah, lihtsalt kadus ära. No kordame üle selle. Juba oli väga huvitav, mis on eesti ja inglise keeles on erinev. Et ta võttis telgi ja püstitas selle väljapoole leeri küllalt kaugele leerist. Oli inglise keeles. Eesti keeles on lihtsalt leerist kaugemale. Ja nimetas selle koguduse telgiks. Väga huvitav. Hello. Hello, you're back. Good. I don't know why. Well, you're back. Yes, he called it the tent of meeting. Ja ta nimetas seda koguduse telgiks. And everyone who sought the Lord would go out to the tent of meeting, which was outside the camp. Ja igaüks, kes otsis isandat, läks koguduse telgi juurde, mis oli väljaspool leeri. I think let's discuss verse 7 because there is a lot in verse 7 that we can pick.
Räägime nüüd sellest 7. salmist, sest siin on päris palju, mida välja tuua. There is some activity that Moses did. Mooses tegi midagi In verse 7, 7. salmis and that was his role. ja see oli tema roll. The scope of his work was that he should follow his schedule very nicely. Tema ülesanne oli järgida siis seda programmi, mis talle ette anti. It was to prepare a place called the tent of meeting. Ja tema ülesanne oli siis luua see paik, mida nimetatakse koguduse telgiks. He was preparing a place of solitude. Ta valmistas seda üksinda olemise paika To those that wanted to be with God. nende jaoks, kes soovisid otsida issandat In a quiet solitude place. sellises vaikses paigas, mis oli väljaspool leeri. When you look at the description of a place, he said a good distance from the camp, from the noisy, from everything. That was the activity of the camp. Kui sa vaatad seda kirjeldust, kuidas kirjeldatakse seda koguduse telki või seda asukohta, siis sa näed, et see oli kaugel väljaspool leeri, väljaspool kõike seda müra. When he prepared that tent of meeting, Kui ta valmistas ette selle koguduse telgi, Scripture says everyone who sought the Lord siis kirjakoht ütleb, et kõik, kes otsisid issandat, would go out to the tent of meeting, which was outside the camp. läksid koguduse telgi juurde, mis oli väljaspool leeri. You know, many other times that when you lose something that is valuable, you are very careful in seeking for it. Et kui me otsime midagi, mis on väga väärtuslik, siis me teeme seda väga hoolikalt. The value that our God has. See väärtus, mis meie Jumalal on. Wow, is so Wow. valuable. See on nii väärtuslik. We need to seek Meil tuleb teda otsida him with all our hearts. ja teha seda kogu oma südamega. Because we cannot lose his presence in our lives. Sest me ei või kaotada tema kohalolu oma elus, So valuable. sest see on nii väärtuslik. So when you are seeking something of value, you concentrate. Nii et kui sa otsid midagi, mis on väärtuslik, siis sa keskendud. There is a word that says, everyone who sought the Lord. Ja ta ütleb siin, et kõik, kes otsisid issandat, Went to this place that was prepared by Moses. nad läksid sinna paika, mille Mooses nende jaoks ette valmistas. Christian leaders or those that have known God, they prepare a solitude place for those that are seeking God. An environment is set. Et kristlikud juhid on siis need, kes valmistavad ette selle paiga, kuhu kristlased saavad minna, et otsida Jumalat. When you enter a place that is well set, prepared, environment clean, you will experience the uplift in the spirit. Kui sa sisened sellisesse paika, mis on vaimus hoolikalt ette valmistatud, siis sa tunned, et sul on hea sinna siseneda, sa oled puhastatud ja see tõstab sind üles. There are places when we walk into that place, you experience, wow, this place is set. I experience the joy. I feel like I'm not going to leave this place.
et sellised paigad, mis on eelnevalt ette valmistatud selleks, et me saaksime sinna minna, me kogeme seal rõõmu ja me kogeme, et me ei taha sellest paigast enam ära minna. There are certain places that you feel tight, you can't even breathe, you can't even pray. You feel like being suffocated and everything is pressing on you. But when a place is prepared, a tent of meeting, a solitude place, then you feel, oh, this is a wonderful place. Et on sellised paigad, kuhu sisenedes sa tunned, et sul on raske hingata, et seal on halb olla, kuid need paigad, mis on eelnevalt ette valmistatud, sa lähed sinna sisse ja sa tunned, et sa tahad seal olla, see on imeline paik. Verse 8 says, and it came about whenever Moses went out to the tent. Ja salm 8 ütleb edasi, iga kord, kui Mooses läks välja telgi juurde, Look at the action of the people. siis vaata nüüd, mida inimesed tegid. What do you think people were doing? Mida sa arvad, et inimesed tegid? According to scripture, there was an action there. Kirjakoht ütleb, et siin oli mingi tegevus. Whenever they see Moses walking towards the tent, Iga kord, kui nad nägid Moosest väljumas telgi juurde, you see that all the people who arise. siis sa näed seda, et kogu rahvas tõusis püsti. Arise, shine, for your light has come. Tõuse ja sära, sest su valgus on tulnud. When they see Moses walking to the tent, they know this is our time. Kui nad nägid, et Mooses kõndis selle telgi juurde, siis nad teadsid, et nende aeg on tulnud. We have to be vigilant, attentive, Nad make peavad olema sure tähelepanelikud. we listen what God is about to do. Et me kuulame, mida Jumal tahab teha. The Bible says that all the people would arise and stand. Ja piibel ütleb, et kogu rahvas tõusis püsti ja iga mees seisis. Each at the entrance of his tent. Igaüks oma telgi uksel. Wow, and they gazed after Moses until he entered the tent. Ja nad vaatasid Moosesele järele, kuni ta oli läinud telki sisse. This was a wonderful leadership that Moses was providing, that everyone could arise and gaze and see. They don't lose their sight. Et see oli imeline, nagu tema juhi roll oli imeline, mida Mooses tegi, et ta andis inimestele võimaluse seista ja vaadata, kuni ta oli telki läinud, sisenenud. And they expected the presence when he walks into the tent. Ja nad ootasid seda kohalolu, kui Mooses sisenes telki. Verse 9 says, whenever Moses entered the tent, ja 9. salm ütleb, iga kord, kui Mooses oli läinud telki, the pillar of cloud would descend and stand at the entrance of the tent. laskus pilve samas alla ning seisis telgi ukse kohal. And the Lord will speak to Moses. Ja isand kõneles Moosesega. So that is so powerful to look at, and you look at just the action, the whole entire arrangement of it makes you to experience the presence of God. Et seda on imeline vaadata, et kogu see, mis siin toimus, et see andis võimaluse inimestel kogeda Jumalat. Jälle on internetihäired.
aga me võime siit täiesti juba üle võtta. Juba on nii palju siit täna hommikul vaimus läbi käinud, et me võime täiesti vabalt oma mõtteid siin Says the vahepeal. Lord used to speak to Moses face to face. Are we there? Nii. You were Now we are on hearing, like now we 1 hear minute. you. Yeah, now Wow. you can say it all again. Yeah, please. Yeah. It is like, just last Unstable. sentence is what you said, not much. Okay. I said, Otherwise, it's good. Yeah. I said, the Lord speak to Moses face to face, just as a man speaks to his friend. Ja isand kõneles Moosesega silmast silma, nii nagu inimene kõneleb oma sõbraga. That was the level of intimacy. See oli see intiimsuse tase Moosese elus, That God had with Moses. mis Jumalal Moosesega oli. I spoke about developing the level of intimacy, talking to God like a friend. Ma olen rääkinud sellest, kuidas arendada seda sügavat suhet Jumalaga, kuidas Jumalaga rääkida. When you develop that kind of level of intimacy, you hear him correctly and clearly. Et kui sa arendad sellist intiimsuse tasandit Jumalaga, siis sa kuuled teda selgelt. Because a friend speaks to a friend. See on sama nagu sõber kõneleb sõbraga. So clearly. Siis sa kuuled teda niivõrd selgelt. And one thing that really excited me was that Joshua never left the tent. Ja üks asi, mis oli minu jaoks nagu väga põnev, oli just see, et Joosua ei lahkunud kunagi telgist. He was just in the tent there. Ja ta oli seal paigas, selles The telgis. Bible says, and his servant Joshua, the son of Nun, the young man, would not depart from the tent. Moses intercedes. Ja 11. salm ütleb, et tema teener Joosua Nuni poeg, noor mees, ei lahkunud telgist. My question was, what did Joshua do in the tent? Minu küsimus on, et mida tegi Joosua seal telgis? How long did he stay there? Kui kaua ta seal püsis? So those were the questions that I was asking myself. I said, what was he doing there and how long did he stay there? Need olid need küsimused, mis ma küsisin enda, kus või kui kaua oli Joosua seal telgis ja mida ta tegi seal? Did he meet with God face to face as well? Kas ta kohtus Jumalaga näost näkku samuti? The Bible does not say what Joshua did in that tent, but it really helps us to develop intimacy with God. See peatükk ei räägi sellest, mida Joosua tegi seal telgis, aga see aitab meil süvendada oma suhet Jumalaga. The presence of God deeply shapes us. Jumala kohalolu voolib meid väga sügavalt. When you have a deep intimacy with God, the experience of being with him shapes your life. Kui meil on see sügav intiimne osadus Jumalaga, siis see osadus voolib meid. That really gave Joshua the energy when Moses' ministry was terminated. He could pick up the pieces. Kui see, et Joosua püsis Jumalaga sellises osaduses, andis talle selle jõu, et ta oli võimeline minema edasi, kui Mooseselt võeti see ülesanne ära. Joosua pidi siis need tükid üles korjama. Because he was experiencing God even when Moses was around, because he could not leave the tent. Sellepärast, et ta õppis Jumalaga suhtlema, Jumalat kogema siis, kui Mooses oli veel
olemas või tema kõrval, sest tema ei saanud telgist lahkuda. I remember a time when I moved with my pastor. His name is Joseph Mulenga. Those days. Ma mäletan neid aegu minu pastori Joseph Molengaga. Yeah, I could read his tone, his voice, everything, because I spent time with him nearly every day. Ma sain aru tema hääletoonist, mida ta mõtleb millegi puhul, sellepärast, et ma veetsin temaga nii palju aega koos, praktiliselt iga päev. I could know which places and which buttons he presses when he was not around, when I want to fill up the gap of his absence. I could do that because I knew what was supposed to be done. Et kui teda ei olnud kohal, siis ma teadsin, millistele nuppudele vajutada ja mida teha siis Jumala kohalolu jaoks. That was a kind of intimacy that we had with him. Siis mul oli temaga selline sügav intiimne suhe. This world, really, there's a lot of noise that is distracting a lot of people, never to have that solitude time and intimacy with God. Selles maailmas on niivõrd palju müra ja et see röövib ära inimestelt selle intiimse, vaikse aja Jumalaga. Paljudel ei ole seda. We need to lift up our eyes and see the tent that is pinched outside the camp because there is no noise. We really need to find that tent. Meil tuleb tõsta oma silmad ja leida üles selle telgi, mis on leerist väljapool seda müra. There's a lot media, stress, and all those noises that come in that sense that people are carried with all those things and never wanting to have a solitude time with God. Nii paljud inimesed on harjunud selle müraga ja meediaga ja kõiksuguse palju müraga, et nad ei oskagi ja ei tahagi võtta seda vaikset aega koos Jumalaga. God wants to wake us up. Aga Jumal tahab meid üles äratada. He is a life-giving to us. Tema on meile eluandja. We don't need to miss this opportunity because this is a life-changing opportunity when you have a solitude time with God. See vaikne aeg Jumalaga on elu muutev ja see on väga oluline võimalus, mis meil on. So we need to grab this opportunity so dearly. Ja me peame hindama seda võimalust ja võtma sellest kinni. For each one of us, like Joshua, God offers a better start for a day, every day. Jumal pakub meile selle parema alguse iga päeva jaoks, kui me võtame selle vaikse aja. Than anything that the world can offer every day. God is offering us the opportunity of solitude time. Jumal pakub meile seda vaikuse aega iga päeva alguses, midagi sellist, mida maailm meile pakkuda ei saa. I want to give you quickly the benefits. I had lined up 3 benefits because they were just coming from me. The time that I'm seeking God, I looked at these things to be so beneficial. 3. Ma tahan teile tuua välja 3 asja, mis mina leidsin, et on seda 3 eelist selles igapäevases vaikuse ajas koos Jumalaga. 3 benefits of remaining in the tent like Joshua. Et 3 eelist, kui me püsime selles koguduse telgis, selles osaduse telgis. The first one is exposure to God's wisdom. Ja esimene on, et me oleme avatud Jumala tarkusele. You are exposed to the wise of the wisest, God. Me oleme, kui me võtame selle aja, siis me avame ennast tarkadest kõige targemale Jumalale. He is all-knowing.
ta teab kõike and he is all wise. ja ta on nagu kõikidest kõige targem. So when I looked at this, I said, oh, okay, so my time with you really exposes me to your wisdom. Nii et ma vaatasin seda ja mõtlesin, et see aeg sinuga, isand, see avab mind sinu tarkusele. You cannot just spend time with God and remain ignorant. That's not possible. Sa ei saa veeta aega Jumalaga ja jääda rumalaks. See ei ole võimalik. When you read Acts 4:13, kui me loeme apostlite tegust 4:13. Yeah, quickly, let me just read it quickly. Acts 4:13. Apostlite teod 4:13. Shall I read it? Yes, you can, please. Thank you. Nähes Peetruse ja Johannese kartmatust ja teada saades, et nad on õppimata lihtsad mehed, panid nad seda imeks. Nad tundsid ära, et need mehed olid olnud Jeesuse kaaslased. They observed something from Peter. Nad panid midagi tähele. As they observed the confidence of Peter and John. Kui nad nägid Peetruse ja Johannese kartmatust. And understood that they were uneducated. Ja nad said teada, et nad on õppimata, harimata mehed. And untrained men. Lihtsad mehed. They were amazed. Siis nad panid seda imeks. And began to recognize them as having been with Jesus. Ja nad tundsid ära, et need mehed olid olnud Jeesuse kaaslased. So being with Jesus. Seega nad olid olnud ühes Jeesusega. Makes you to be wise. Ja see teeb meid targaks. Though the lenses of men will look at you to say, what do they know? What do these people know? Kuigi inimesed võivad vaadata meie peale ja mõelda, et mida need võivad üldse teada. But being with Jesus brushes every ignorance from us. Kuid Jeesusega aja veetmine, tema kaaslaseks olemine, see puhastab meie elust kõik rumaluse. He is all-knowing. Ta on kõike teadja. Look at the confidence and the boldness of Peter and John. Vaata Peetruse ja Johannese kartmatust. You are bold like a lion. Nad olid julged nagu lõvid. You are not tossed or moved. Sind ei saa kõigutada ega tõugata. You understand your stance. Sa mõistad seda, kes sa oled. Because you spend time. Seepärast, et sa oled võtnud ja veetnud aega. In intimacy with him. Temaga intiimses osaduses. The second thing that I got was you receive the divine perspectives. It begins to take you into divine perspectives. Teine asi, mis juhtub, on see, et ta hakkab sulle näitama jumalikke perspektiive. Through scripture and being with him, you begin to understand people's temperaments. You begin to understand each person's and handle them according to their capacity. Et kui sa siis kirjakohtade kaudu ja selle osaduse kaudu sa hakkad mõistma inimeste iseloomused. Having God's perspectives allows us to raise above the daily grant of life. Et kui meil on Jumala perspektiiv asjade kohta, siis see aitab meil tõusta igapäevasest elust nagu selle peale, mitte olla selle all. You know, there are petty actions that we find in others, petty actions that others just want to bring and offload to you. On sellised nagu petty, need on
nagu siuksed rumalad või ja väiklased ja tühised. Jah, väiklased ja tühised teod, mida inimesed teevad. You know, there are petty actions that we find daily. Maybe you are working and then these small petty actions, you override them, you arise above them. Et kui me iga päev me puutume kokku selliste väiklaste inimestega, aga kui me oleme osaduses Jumalaga, siis me tõuseme sellest ülespoole, selle You peale. realize you operate from the higher above. You are not living life at the bottom. You are just riding above the wings. Et me mõistame seda, et me ei ela siin all seda väiklast elu, vaid me tõuseme üles, me tõuseme kõrgemale ja elame sellest paigast välja. The third thing is that it renews your physical and spiritual strength. Ja kolmas on see, et Jumal uuendab sinu füüsilise ja vaimse tugevuse jõu. When you spend time alone with God, kui sa veedad aega Jumalaga, you not only gain renewal of the physical strength, sorry, you don't just gain the physical strength, et sa ei saa mitte lihtsalt seda füüsilist tugevust. You enjoy the most the spiritual refueling and refreshment. Sa naudid kõige enam seda vaimset uuendust ja värskendust, mille sa saad. Isaiah 40:31. Isaiah 40:31. Yes. Jesaja 40 ja 31. salm. Those who wait upon the Lord Need, kes ootavad isandat, shall renew their strength. Uuendavad oma jõu. They shall mount up with wings like eagles. Nad tõstavad oma tiivad. They shall run and not be weary. Ja nad tõusevad Jumala lähedale, nad jooksevad ja nad ei väsi. They shall walk and not faint. Nad kõnnivad ja nad ei tüdi. So the more you have intimacy with him, he renews your strength. Siis mida enam sul on intiimne suhe Jumalaga, seda enam sa uuendad oma jõudu. You will never be carried on by these petty, small actions that you find across. Ja sa ei saa mõjutatud nendest väiklasest käitumisest, mis sinu ümber toimub. And he guides us. Ja ta juhib meid. He guides us into all truth. Ta juhib meid kõige tõe sisse. Yes, so those are the small, really little insight that I wanted to bring to us today. Need olid need väikesed mõtted, mis ma tahtsin teile täna tuua. Don't leave the tent. Ära lahku telgist. Stay longer in the tent. Jää kauemaks sinna telke. Develop the solitude life. Arenda seda vaikuse elu. Gain wisdom from Jesus. Võta vastu tarkust Jeesuselt. Just isolate yourself from the noisy, from everything that the world could distract. Eemalda või kõrvalda ennast kõigest sellest mürast, mida maailm toob. It really helps us to sharpen and to focus. See aitab meil muutuda teravamaks ja keskenduda. And so let's pray to the Lord. Seega palvetame. Wow. Father, we thank you for the moment of solitude. Isa, me täname sind selle vaikuse hetke eest. The time of hearing you speak to us. Selle aja eest, mil me kuulame, mida sina meile kõneled. As a friend speaks to a friend face to face. Nii nagu sõber kõneleb sõbraga näost näkku. We need that. Me vajame seda. Walk around our circle and our space. Kõnni meie ümber
whisper to our innermost being. Sosista meie kõige sisemisse olemusse. Speak to us Kõnele meile, that we may obtain strength et me võiksime saada jõudu physically and spiritually. füüsiliselt ja vaimselt. And I pray for this day, Lord, Ja isad, ma palvetan selle päeva eest, that we gain more et me võiksime rohkem vastu võtta, as we listen from you. kui me kuulame sind. In Jesus' name, Jeesuse nimel. amen. Amen. Thank you so much. Bless you Thank indeed. Olge õnnistatud. Thank you, Alec, Yes. for pointing out those Yes. important moments in the Word. As always, we will stay and discuss it more thoroughly. Thank you so Thank you much so for much. this morning. Appreciate. Thank you. Bye. Okay, Bye-bye. bye-bye. Thank you. Väga-väga huvitav. Ja kuidas jälle avastad piiblist ühe salmi, mida nagu oled eluaeg lugenud ja jälle ei ole tähele pannud. See on nii nagu Jumal nentis või Jeesus nentis, aga ka Jumal Vanas Testamendis, et nähes te näete, aga nähes te ei näe ja kuuldes ei kuule. Ja see nagu ei muutugi või? Tähendab, et võtmed tulevad alati Jumala käest. Ja ma näen seda, et see ei olnud ainult see, et Jeesus riidles seal kui paha meelega, et nähes te näete ja kuuldes ei kuule. Vaid see on lihtsalt fakti konstanteering. Et kui me mõtleme, et kui me oleme nagu eriti Jumalale lähedal ja eriti võimsalt käime koos temaga, siis me nähes näeme kõik ja kuuldes kuuleme kõik. Ei ole nii. Sinu nägemine on Jumal, sinu kuulmine on Jumal. Ja sa näed ainult seda, mida Jumal praegu sulle nagu luubi alla toob ja kuuled seda, mida Jumala vaim praegu sulle rõhutab. Aga nagu Jumala sõna on, see on põhjatu ja lõputu ja sul on võimatu ühest piibli mingist salmist või tekstist saavutada isiklikult ühe korraga absoluutselt kõik dimensioonid ja tahud, mis Jumal iial üldse selle sõna kaudu võib avada. Seda ei juhtu mitte kunagi. Seetõttu on selline ülbeks või uhkeks minemine, et ma olen nagu rohkem õppinud sõnas kui teie või et ma olen rohkem käinud teoloogiat õppimas, mul on rohkem kraade teoloogias. See on lasteaiamäng, see on see, et üks ronib liivakasti ääre peale ja teine ronib, ma ei tea, mingisugused redeli peale ja siis võrdlevad üksteist, et kumb on kõrgem. Sest et ilma Jumalata me oleme kõik õlume seal lasteaia turnimispuude peal. See ei ole see, mis sõita kosmoselaevaga kuskile teiste planeetide peale. Meie tarkus, seda, mis me oleme saavutanud sõnast, seda võib võrrelda sellega. Seega see üllatusmoment, vau, see ei lakka läbi terve igaviku. Ikka ja jälle on midagi nii, et ma seda üldse ei teadnud. Aga sa ei saagi teada, sest see on lõputu ja põhjatu ja sina saad osa ainult sellest, mis Jumal sulle tänase päeva leiva annab ja tänase päeva manna. Kas ei ole nii? Nad ei saanud koguda mannat varuks järgmiseks päevaks, et öelda, ma olen nüüd varustatud homseks päevaks. Mul ei ole vaja homme Jumala poole uuesti pöörduda,
sest mul on tarkus käes. Ei ole, kui sa läksid tänase päeva mannaga homsesse päeva, siis homme oli see ussitanud. Homme ei toiminud see, mis täna. Homme oli sul vaja selle Aadama Eedeni aia päevavilus selle elava osaduse kaudu saada uus juhis, uus juhendamine, uus ilmutus, uus avanemine, uus arusaamine. Mismoodi meie teeme? Kõik inimesed. Me arvame, et see, mis me täna kogume, me võime saada terve nädala või kuu või mitu kuud, halvemal juhul aasta või rohkem. Me arvame, et aga jätkub ju. Ja tegelikult sa ei teagi, kui tohutu paljust sa jäid ilma ja panid mööda ja elasid nagu siin laul 82 ütleb, et teie olete jumalad, aga siiski te surete nagu kes tahes inimestest. See Elohim, teie olete jumaliku tarkuse alusel kohtumõistjad. Te olete need, kes peaksid liikuma pidevas üleloomulikus tarkuses ja saavutama kogu aeg seda uut perspektiivi igas hetkes, aga te ei toimi selles, vaid te mõistate asjade üle kohut või annate hinnanguid ja otsustate nagu mis tahes maailma inimesed, ilmalikud, ilma vaimuta inimesed. Ja te olete uhked ka ja arvate, et see, et teil on tiitele positsioon, et see positsioon automaatselt käivitab teis igapäevase tarkuse, nii et teil ei ole vaja Jumalat otsida. See on väga tõsine tegelikult, sest me oleme kõik periooditi petetud. Me oleme kõik periooditi nagu Simson. Me harjume ära selle Jumala ligiolu ja tarkusega ja me avastame seda, et see ei olnudki nii, nagu ma arvasin, minuga need lood, siis, kui sa üritad midagi ja see ei toimi. Ja siis sa oled šokis ja pettunud, ütled, Jumal, miks sa ma maha jätsid? Ma olin nii kindel, et see toimib, mis ma praegu tegin. Ja sind ei olnud. Miks sa Jumala peale vihastad? Vaata, Piibel ütleb, et inimest eksitab tema oma rumalus, aga ta süda kibestub Jehova vastu. Eks, mis see tähendab oma rumalus? Ega siis see ei tähenda, et inimene on rumal, nagu et ta on rumal inimene, teised on targad inimesed, vaid see paneb kõik inimesed sama kategooria alla. Sa oled põhik, ignorantne, vaimse maailma aktiivse reaalsuse suhtes sinu ümber, mis tähendab, et sa oled rumal sellel päeval, kui sul ei ole värsket osadust ja sa ei käi sellises aktiivses Jumala teadvustamises, nii nagu Jeesus Latsaruse haua ääres, kus ta ütles, isa, ma tean, et sa mind ikka kuuled, aga nende pärast ma ütlen siis selle välja, et Latsarus tuleb. Aga tal oli see teadmine, et isa, mul on sinuga kogu aeg osadus. Ma ei pea sinu poole dramaatiliselt siin pöörduma nüüd, altarit ehitama nagu Eeli ja tuld alla kutsuma. Seda draamat, seda etendust ei ole vaja korraldada, sest et ma võin sosistada ühe sõna ja Latsarus tuleb välja. Ma võin mõelda ühe mõtte südames ja öelda sulle, isa, rauat ja Latsarus tuleb välja. Aga okei, no teiste pärast ma siis pean näitama, et mitte mina ei kutsu Latsarust välja hauast, oma enese tarkusest, vaid ma nüüd nende teiste pärast, isa, ma pean tegema selle etenduse ja ütlema, et isa, tule nüüd.
siis nad saavad aru, et ei, see ei ole mina, see oled sina. Aga sinu pärast ma ei pea seda aktiivset sellist avalikku pöördumist sinu peale tegema. Ma ainult südames mõtlen ja ennem kui ma isegi mõtlen, sa juba oled mulle vastanud. Vot see on see isikliku intiimsuse, see sügav tase, et langeb ära väga palju selliseid dramaatilisi, suuri käte ringutamisi ja sellist ohkimist ja ahkimist teiste ees, vaid sa lihtsalt oled. Sa lihtsalt oled ja inimesed mõtlevad, miks sinu ümber asjad lihtsalt juhtuvad. Miks Lazarus tuleb hauast välja niimoodi, et sa ei tee suudki lahti? Sa lihtsalt oled, miks sinu ümber on kogu aeg ülestõusmine ja elu, aga ma ei näe, et sa selliseid tänavanurkadel suuri selliseid palvekoosolekuid korraldaks. Sellepärast, et sa oma südames oled kogu aeg telgis ja sa võid mõttes mõelda ainult, isa nüüd mis? Ja juba on ingel seal ja juba asjad sünnivad, sest sa ei ole telgist kunagi lahkunud. See on nagu nii võimas ja vaatame, et ma just vaatasin seda 7. salmi kohe, kui ta siin lugema hakkas. Me ei ole ka tähele pannud seda, ma alustasin sellest, kui ma ütlesin, et me nähes ei näe. Et me nähes ei näe ilmselt kuni lõpuni ja meil on vaja seda Jumala ahetama panevat tarkust imetleda läbi terve igaviku. Me ei saavuta kunagi sellist teaduskraadi, et me ise võime kõigele vastata ja me ei pea enam kunagi imestama Jumala tohutu mitmekülgse tarkuse üle. Ja siin on üks nendest, kus me nähes ei ole näinud. Piiblis on tohutu oluline pöörata tähelepanu sellele, kui miski asi on korratud. Ja eriti veel, kui ta on korratud 3 korda. Ja vaadake, siin on korratud sama asi 3 korda ühes ainsas salmis, mitte ühes piibli sellises kontekstis. Me võime näha selliseid pidevaid kordusi kontekstis. Üks on näiteks selle Simsonist ja Delila lugu. Seesama Simson, kes avastas ehmatusega, et ta oli ammu juba Jumalast ära vajunud nii, et ta ei pannud tähele ja avastas seda kriisiolukorras. Ja järsku tuli välja, et sul ei ole ammu enam Jumala jaoks päriselt ja sügavuti aega olnud, aga see läks talle kohutavalt palju maksma. Ja selles samas Simsoni loos on seal, kus Delila ütleb 3 korda filistidele, tulge, sest ta on avanud mulle kogu oma südame. Kui Simson avas talle kogu oma südame ja siis, kui Simson oli avanud kogu oma südame, siis Delila ütles filistidele, tulge nüüd, sest ta on avanud mulle kogu oma südame. Ja kui ohtlik see on, et sa valvad, kellele sa kogu oma südame avad. Mul on tunne, et kogu oma südant on rumal avada isegi kõige lähemale. Näed, Hiobi oma naine pöördus tema vastu. Me peame arvestama selle inimfaktoriga, isegi oma abikaasa puhul, isegi oma lähima palvepartneri puhul, isegi oma parima ja kõige armastatuma pastori puhul. Me peame arvestama, oleme siiski pragulised astjad. Me oleme siiski aeg-ajalt pimedusega löödud. Me oleme siiski aeg-ajalt lihtsalt hetkel Jumala vaimust, Jumala vaimu sellelt lainepikkuselt väljas. Ja kui sina tuled ja paned oma nii, nagu me siin varem oleme rääkinud, oma hinge kodu teise inimese juurde, siis ühel hetkel, kui sa tahad koju minna turvalisusesse ja see turvalisus ja see hinge kodu on teine inimene, sa lähed ja see uks on kinni. Mina kogesin seda ühel raskel päeval, kui mul oli vaja oma selles purustatuses, oma südame murtuses
minna vähemalt oma palvepartneri juurde ja ta ei lasknud mind uksest sisse, vaid tuli ukse vahelt nagu trepikotta ja ütles, mul ei ole lubatud sinuga rääkida. Su hingekodu ei saa olla isegi su kõige lähema palvepartneri juures, siis sa ei pääse koju. Ja siis sa oled kodutu ja tänaval. Me ei saa minna inimese juurde, me peame minema Jumala juurde, meie hingekodu peab olema Jumala juures, eks. Ja see on tohutu oluline. Ja näed siin siis, Mooses võttis telgi ja püstitas selle väljapoole leeri. See on kõik, mis meie oleme nüüd aru saanud sellest, on ju. Mooses viis telgi väljapoole leeri. Punkt. Ja me ei näe seda, et edasi ütleb leerist kaugemale, kus inglise keeles veel ütles, et ikka parajalt pika maa kaugemale leerist, ikka kohe korralikult distantsi taha. Mitte lihtsalt vahetult nagu krundi äärele. Nagu et krunt ja siis teisel pool krundi piiri, nagu suvilad on Kiisal näiteks, et sul on see väike hekk ja siis teisel pool hekki on kohe naabrikrunt, et paned sinna. Vaid ei, ta viis selle parajalt pika maa leerist eemale. Ja nüüd nimetas selle koguduse telgiks ja igaüks, kes otsis issandat, läks koguduse telgi juurde, mis oli väljapool leeri. Vaadake, Jumala sõna tõmbab 3 korda su tähelepanu sellele, et see oli täiesti väljapool leeri. Jumal ütleb sulle 3 korda ühte sama asja, sa ei kuule. No, kui abitud ja armetud me siis oleme. Ja nüüd siin on see 3 korda öeldud asi, nüüd me mõtleme, miks Jumal vaevub, miks Jumala vaim tahab siia panna sellised võtmed, et ta ütleb 3 korda ühes samas salmis, hea tükk maad eemale kõigest lärmist, mürast, teiste inimeste arvamusest, päevapoliitikast, kõigest, mis toimub, kaugele eemale, ära kõigi inimeste juurest, ära kõige juurest ja kohe sihilikult distantsi taha kõnnid ära kõigest, mida saab üldse inimesega seostada. Kas ei ole see selge siin? See tähendab ära sellest teoloogiast, mida inimesed sulle õpetasid. Ära sellest, mis täidab täna sotsiaalmaailma. Ma mõtlen sotsiaalmeediat. Ma mõtlen lõbustusi, sotsiaalsust. Ma mõtlen sünnipäevi. Ma mõtlen muud kooskäimisi, chillimist ja hängimist. Ära kõigest sellest meelelahutusest, millest kõik on täiesti üle võetud. Meelelahutus ei ole enam reede õhtul või laupäev või pühapäev. Meelelahutus on käeküljes kõigil inimestel ja ärkamise hetkest tegelikult 24 tundi. Öösel läheb uni ära. Millega sa tegeled? Mitte süva Jumala otsimisega enamasti, vaid meelelahutusega, mis aitaks sul uuesti magama jääda. See telk oli kaugel eemal sellest ja kindlasti oli see telk eemal selles maailmas toimuvast päevapoliitikast. Ja Hoolik ütles huvitavat asjad, et Mooses läks välja kõigi näes ja ta läks selle koguduse telgi juurde. Kui ta läks, tähendab, ta tuli oma telgist välja, nii oma kodust tuli välja. Nüüd ta suundus koguduse telki ja rahvas jälgis, kuidas ta läheb eemale, tulles oma kodust, minnes eemale kõigist, tervest kogudusest. Inimestest eemale ja rahvas tõusis püsti ja jälgis, kuidas ta läheb Jumala ligiollu ja kuidas see pilvesammas laskub tema peale. Ja minul tuli siin selle koha peal meelde
lugematuid kogemusi, mis praegu lihtsalt tegi mul südames haiget. Kuidas meil tihtipeale on? Räägime sellest viimasest meie eluajast ja kogudusest. Ma arvan, et traditsioonilistemates kogudustes sellist asja ei ole. Kurbusega peab seda nentima, sest et traditsioonilisemad kogudused, seal on rohkem, me võime seda nimetada religiooniks ja religiooni vaimuks, aga seal on, mis asi, seal on see Jumala austus, Jumala aukartus ja pühadus. Miks on näiteks, räägime Luteri kirikust, katoliku kirikust, õigeusu kirikust. Miks on nii, et rahvas tuleb, kes hakkab Jumalat otsima, valib ühe sellise traditsioonilise kiriku, eks ole? Kui nad uksest sisse lähevad, nende üle juba tuleb mingi teatud Jumala kartus, aukartus, on ju. Me võime, naerda karismaatikutena, nad lähevad sisse, hakkavad sosistama. Muudavad oma käitumist, muudavad oma häält. Religiooni vaim. Aga see ei ole mitte see, et nende denominatsioonide või traditsioonilistemate ajastute, selliste vanemate koguduste juhid on suutnud säilitada selle Jumala kartuse ja austuse atmosfääri, kui sa tuled koguduse telki. Et rahvas sisenedes juba järgib seda, et kui preester või kirikuõpetaja tuleb, ta ei ilmu rahva ette labaste anekdootidega. Ta ei tule labase rahvaliku naljatamisega. Ta ei tule kindlasti valades rahvast üle poliitiliste uudistega, kes kuskil mingi pommi on teinud ja kuidas kõik kukub varsti kokku ja kui õudne kõik on. Andes täieliku poliitilise aruande kõigest sellest, mis toimub siin maa peal. Rahvas mitte ei ole valatud üle Jumala ligiolust, vaid kui sa ennem veel olid suht heas tujus, siis tuled kogudusse ja kõigepealt saad ämbritäite viisi seda, mis kõik on halvasti ja valesti. Ühes koguduses, kus millalgi me mõned korrad käisime lihtsalt elukoha tõttu, seal oli nii, et enamasti kui läksid kogudusse, siis asi algas pastori meeletu enesehaletsusega, pisaratega ja sellise hala ja nutmisega, kui halvasti kõik on ja tänu Jumalale me varsti saame kõik taevasse. Nii et see oli kõigepealt oli sul piinlik, sa mõtlesid, et ma ei saa kedagi siia kogudusse tuua, sest et see, kuidas pastor ise ennast haletseb ja nutab seal ees ja halab ja siis ütleb, et aga tänu Jumalale tuleb Jeesus varsti ja me saame siit ära, mõtlesin, issand alasta. Ja et ma kedagi kaasa siia ei võtta. Aga vaata, mis Aalik ütles. See, kuidas juht läheb väljapoole leeri ja kuidas rahvas tõuseb püsti aukartuses vaatab, see, kuidas juht ees rahvale eeskuju näitab, kuidas distantseerida ennast kõigest lihalikust, inimlikust, madalast, labasest, tühisest, maailmalikust, sellest abitusest või mis iganes, see on tohutu oluline. Millist eeskuju juht annab? Kuidas me alustame oma koosolekuid, kuidas me alustame oma jumalateenistusi? Kas me alustame seda labaselt ja maailmalikult ja siis peame ennast kuidagi nagu kiskuma kollektiivselt, meeletult vaeva nägema läbi ülistuse ja kõik, et kuidagi ennast siis rebida natukene troonile lähemale. Näete, Moosese näide on see, et see atmosfäär peab olema juba, kui rahvas kokku tuleb, see peab olema juba seal kohal. Nii et sa tuled ja sa koged kohe, Jumala ligiolu on siin. Muidugi, ma ütlen seda, et see ei ole alati lihtne, sest et mitte ainult Aafrikas, vaid ka täiesti samamoodi Euroopas, Ameerikas
on see, et koguduse rahvas ei vaata, ei tõuse püsti ja ei vaata selles mõttes, kuidas jumalateenistus algab, vaid nad täiesti labaselt ja julmalt marsivad sisse pool tundi ja tund aega hiljem, kolistavad, ronivad ridade vahel, naeravad, tervitavad, sosistavad, kallistavad, sehkendavad oma kottidega, krõbistavad oma piiblite ja paberitega ja häirivad pidevalt pool jumalateenistust ära, enne kui nad maha rahunevad. Seega, mis jumala ligiolu sa lood seal, vaid kõik on vähemalt pool tundi häiritud, kuni hilinejad saabuvad. Nii et meil on seda lapsikut kultuuritust, seda, ma mõtlen jumala suhtes kultuuritust veel lihtsalt masendavalt palju. Et seda aukartust nagu, et tullakse õigeks ajaks ja ollakse valmis kohtuma jumalaga, see on puudujääk on tegelikult mõlema poole peal. Ja ma ei tea isegi, kumma poole peal rohkem, kas see, et juhid on läinud seda teed, et alustada töiste naljade ja anekdootide või muu päevapoliitilise aruandega või millegi muu sellisega. Kas see on see põhjus või on see põhjus, et polegi mõtet pingutada, sest mis sügavat vaimulikkust ma siin alustan, kui mul on teenistuse alguses 3 inimest saalis. Ja ülejäänud tulevad kolistades ja krõbistades 3/4 tunni jooksul või poole tunni jooksul. Nii et me oleme kõik siin väga kõvasti mööda pannud. Ja pole ka ime siis, et kogudus ei liigu sellise armeena, sellises võimsas väes, nagu ta võiks, vaid on endiselt nagu üks, ma ei tea, lasteaia suvelaager. Kasvatajad peavad jooksma siia ja sinna ja päästma, kes ronis puu otsa ja ei saa alla, kes kukkus vette ja ei oska ujuda. Lihtsalt üks lasteaed, eks. Aga siin Mooses näitab seda eeskuju. Ja Joosue ei lahkunud telgist. Ja kes siis oli see, kellel oli vägi viia see rahvas taotatud maale päriselt välja? See oli see, kes ei lahkunud sellest ligiolust. Vaatan, kas mul siin on veel midagi. Paar momenti oli siin veel. Ühe ma jätan siin praegu ära, et aeg liiga pikaks ei lähe. Võid ise mõelda selle peale, ma lihtsalt viskan selle konksu välja. Me õpime siin praegu Jumala vaimu üleskutsel vaimuande ja tunnetuse sõna, tarkuse sõna. Aga vaadake piiblist, vaadake Vana Testamenti 1000 aastaid tagasi. Inimesed, kes kuulsid Jumala häält ja neid oli tohutu palju. Vaadake, et nemad ei liigu ühes kinni püütud tunnetuse sõnas, et ta kuulis ühte sõna. Või nemad ei liigu ühes tarkuse sõnas, kus nad saavad ühe sellise fragmendi tarkust, mida teha. Vaid vaadake, kuidas Vana Testamendi patriarhid ja matriarhid liikusid. Nendel eranditult kõigil on pikad tekstid, kus Jumal neile räägib. Minu silmad läksid seda lahti nägema alles nüüd, sest ma olen kuulnud Jumalat aasta vähem, kui ma olen päästetud olnud ja algusest peale pikkade tekstidena. Kui lähed nii-öelda väljapoole leeri sellesse vaikusesse ja ei vea oma seda muda kaasa, võtad kingad jalast, jätad kingad esikusse, kui sa astud Jumala elutuppa, et Jumala ees istuda ja temaga vestelda, kui sa jätad selle maailma tolmu ja muda väljapoole, kui sa lähed nii-öelda audientsile, siis algusest peale olen mina kuulnud pikki tekste, mitte üks sõna või mingi väikene lausefragment. Ja ma mõtlesin, et neid on vähe, kes niimoodi kuulevad, aga need, kes on hakanud kuulma niimoodi, nad kuulevad kõike, nad kirjutavad pikki tekste.
nad kuulevad nagu kirjutavad selliseid pikki mõtteavaldusi, kuni isegi pikkade õpetusteni. Sa saad Jumala vaimu käest. Ja ma mõtlesin, et see on haruldane, et see on and. Kuni ma järsku nüüd läksid silmad lahti. Kuulge, eranditult kõik juba Vanas Testamendis, kes üldse Jumalat kuulis teda pikkade juttude kaudu või. Kui Jumal hakkas rääkima, ta selgitas kogu olukorda, kus praegu on, mis toimub ja mis hakkab toimuma, kui asjad ei muutu. Pikad õpetused ja selgitused, isegi pikad juhised. Võtad isegi siin Jaakobi ja kes nagu ei ole selliste suurte prohvetite kirjas. Kui tema hakkas oma poegade üle prohveteerima, et olid pikad tekstid. Nii et see, mida me otsime ja taotleme, ei ole see, et oi, ma kuulsin ühe sõna. Oi, Jumal andis mulle ühe mõttevälgatuse. Ma kuulsin Jumalalt. Me peame tõesti põrmus ja toas meelt parandama, alandama Jumala ette ja ütlema, see, et meil on mõni üksit tunnetuse sõna aeg-ajalt, see on ka lasteaed. Tegelik tase on see, et kui sa oled küps Jumalaga käima, siis on normaalne see, et sa oled seal väljaspool leeri ja sa ei tule enne telgist ära, kui sa oled kuulnud ja aru saanud ja see on väljendatav ikkagi mitte ühe sõna, vaid tekstiga. Ühe pikema mõttearendusega. Sa oled saanud ühe loogilise arusaamise Jumala käest, mis ei ole ainult üks sõna. Isegi Uues Testamendis, kui Jumal nendega rääkis, kui Jumal räägib, vaadake, seal on alati rohkem teksti ümber. Kui seal Ananias kuulis, kui Jumala vaim temaga rääkis või Peetrusega. Jumala vaim tuli ja ütles, nüüd, et sa teaksid. See Saulus, kes kristlasi hävitab, see on päästetud saanud. Ja nüüd, mina olen talle näidanud nägemuses, et sina Ananias lähed ja paned talle käed peale ja ta saab nägijaks. Ja nüüd, ma ütlen sulle, annan sulle täpse aadressi, kuhu minna. Vaadake, seal on juba nii palju infot, et see on terve tekst. Peetruse puhul samamoodi. Jumal näitab talle seda lina, mis tuleb nende kõige sellega, mida juudid ei tohtinud süüa. Siis ta seletab selle talle lahti ja siis ta ütleb, vaata, 3 meest tulevad, seisavad ukse taga, nüüd mine ja mine nendega kaasa, sest et jälle pikem tekst, mida saab üles kirjutada. See on see, millest tegelikult Jumala küpsed pojad peaksid liikuma. See on elementaarne ja normaalne, et me kuuleme Jumala käest. Nii-öelda see prohvetlik kõne, mis on kõne, mitte sõna. Seal on pikem vestlus. Kui sa võid küsida Jumala käest, Ananias küsis poole Jumala teksti sees, küsis, aga kuule, kõik teavad, et ta kiusab taga kogudust. Jumal jätkas, sa võid teda Jumalat katkestada ja öelda, ma ei saa aru, kuidas see saab olla. Jumal ei pane pahaks, see ei ole selline nagu mingi meediumi automaatkirjutamine, keda ei tohi katkestada. Sa vestled Jumalaga. Peetrus katkestas Jumalat, ütles, ei iialgi mina ei söö siukseid asju. Jumal jätkas vestlust. Jätkas selgitamist. Vaat see on see, milles me tegelikult peaksime käima. Ja viimane asi, mis ma nägin, oli see, mis Aalik tõi välja Apostlite 4:13. Eesti keeles on, kui nad nägid nende julgust. Julgus ei ole päris see sõna, mis oli inglise keeles. Confident on enesekindlus. See on turvaline, rahulik, sisemine tugevus ja veendumus, et ma olen selles olukorras võimeline toimima adekvaatselt, mis tahes
situatsioonis. Julgus on mingi asja suhtes, on ju. Seal näiteks, kui Peetrus ja Johannes, kui nad läksid templisse ja seal oli see halvatud mees seal ilusas väravas, siis nad ei läinud, see ei olnud julgus. Saate aru selles eestikeelses tähenduses. See ei olnud see, et nad olid jube julged ja vaprad ja ütlesid sellele mehele, et mis mul on, ma annan sulle, tõuse ja kõnni, et see oli julgus. See ei olnud julgus, et nad julgesid seda öelda, et näe, mina ei julge, aga sina julgesid. Saate aru, mis ma mõtlen? See oli confidence, see oli enesekindlus. See oli see, et ma kõnnis, kui ma olen olnud Jumalaga koos väljaspool leeri rohkem kui leeris sees. Kogu selles juras ja jamas, mis siin selles maailmas on, kogu see meelelahutus, igapäevased tegemised, praktiline elu pluss päevapoliitika, ma olen olnud sellest kõigest distantsil, ma olen olnud eemal. Nii et ma tõesti ei huvita, ma ei ole kursis iga viimse kui hetke moega. Eks, kui ma olen olnud seal väljaspool telki piisavalt kaua, mis siis on? Minu sees on selline confidence, selline enesekindlus, millest inimesed vaatavad su peale, et kuidas sa saad nii rahulik olla. Aga mis see on? See on see, et sa ei pea iial muretsema oma varustuse pärast, sest sa tead, et Jumal võib teha kividest leiba. Jumal võib ühe ainsa leivakübeme paljundada tuhandetele. Seega sellel hetkel, kui mul ei ole hetkel varustust, ma ootan ainult ühe hetke, sest et ma tean, et mu ümber on inglid ja taeva kuningriik produtseerib mulle selle lahenduse, mis mul vaja on. See lihtsalt ilmub mulle sel hetkel, kui mul vaja on. Ma ei pea kõike taskusse toppima. Vaid kõik, mis on isa oma, on minu oma. Kõik, mis on minu oma, on isa oma. Aga kõik, mis on isa päralt, on ka minu päralt. Ma ei pea kõike, mis isa päralt on, taskus kandma. Vaid sel hetkel, kui mul on vaja, see lihtsalt manifesteerub, see lihtsalt materialiseerub minu ümber ja ma ei tea ka kus kohast. Kas ma leian selle ise oma kodust, leian oma taskust selle, keegi toob selle, igatahes see, mis vaja on hetkel, see ilmub. Sel hetkel, kui vaja on. Kui on tarkust vaja, ma ei tea, mida teha, kõik on paanikas, ma ei pea kaotama pead. Ma tean, et tarkus ise on minuga koos kogu aeg. Ammendamatu tarkus. Seega, mina ei pea kõike teadma igas olukorras, ma ei pea teadma ette kõike. Ta ütleb, et ärge muretsege, mis teie käest küsitakse või mis te rääkima peate. Sel hetkel sul on see tarkus. Ja ma tean, et kui ma tulen koosolekule, ma ei tea, mis ma teile räägin, lähen suu lahti. Ja küll Jumal teab, mis ma räägin. Ja siis ma saan ise ka teada ja kuulen seda. Ma olen täna juba kuulnud palju asju, mida ma ei teadnud. Eks, saate aru, see on see confidence, et sa ei higista ja ei pabista enam isegi mitte oma jutlusi ette valmistades, sest et see kõik võib muutuda sel hetkel, kui sa hakkad rääkima, on see, mis sul paberil on nagu saepuru. Sa ei oska seda isegi lugeda, sa ei saa üldse aru, mida sa sinna kirjutanud oled, see tundub täielik jama, sa oled hetkeks paanikas, teed suu lahti ja siis tuleb välja, et vaimumaailmas oli sinu jaoks ette valmistatud täiesti teine teema. Ja sa tuled sellega nii hiilgavalt toime, et inimesed mõtlevad, et sa oled nädalaid paastunud ja palvetanud, et sihukest tarkust otsida. Ei, sa kuulsid seda ka esimest korda sel hetkel, aga vaata see Jumala confidence, kui sa oled olnud seal telgis väljapool leeri, see confidence, see enesekindlus on see, mida sa kannad. Et ei ole olukorda, kus sul ei ole, mis sul vaja, sa ei tea, mis sul vaja ja sul ei ole seda väge või sa ei tule toime selle olukorraga. Sel hetkel, kui on vaja Laatsarus välja kutsuda, isa, ma tean, et sa mind ikka kuuled, aga nende pärast hea küll. Ma siis pöördun sinu poole, et isa, no tule siis nüüd. Ehkki sa oled kogu aeg minuga. Aamen. Vot selline, mis mina nägin. Ma ei tea, küsin teie käest ka. Kindlasti on teil ka mingeid selliseid momente, mis teile täna silma jäi. Või on kõigil juba vaja joosta tööle?
öelge julgelt. Siis lähme palvesse. Kõik on nii mõttes. No ütle vähemalt midagi siis. Ei taha. Jah. Mulle meeldib, et see on inglise keeles kohtumise telk. Mitte koguduse telk. Kohtumise telk. Jaa. Siin on võib-olla ka meeleparanduskoht. See, et kellega me kohtuma läheme. Ma tean, et ega karismaatilistes kogudustes või sellises, kus asjad on, võib-olla mõnes mõttes on nagu siiramad või lapsemeelsemalt autentsemad, mis on ka hea. Teisest küljest see piir labasuse ja sellise austusetuse ja autentsuse vahel on väga õhukene. Et millal sa lähed kogudusse siira ja avatud lapsena ja millal sa lähed pea täis maailmalikkust ja tegelikult sa lähed kogudusse mitte Jumalaga, Jumala ligiolus olema, tema häält kuulma seal kohtumistelgis, vaid sul on vaja kellegiga kokku saada ja äriasju arutada. Keegi lubas sulle hea hinnaga autokomme ja sa lähed sinna koguduse või kohtumise telki hoopis teiste mõtetega. Või sa lähed sinna oma kristlikku karjääri edasi arendama. Sa lähed sinna esimesi istmeid hõivama ja teretusi turgudel ja sa, seal on, ütleme, teistsugune vaimsus tuleb meiega kaasa. Ja ma arvan, et ei ole kedagi, kes ei ole selles suhtes eksinud. Et kohtumise telki minnakse mitte sellise pühaduse ja aukartusega, nagu siin selles tänases loos ja nagu Jeesus, kes alati läks väljapoole. Vaadake, et see ei ole ainult, see oli Vana Testament, see oli religiooni aeg. Huvitav küll, Jeesus läks alati isegi oma jüngrite juurest eemale. Ta läks alati kaugele eemale, ta läks mägedesse, ta läks ta läks rõhutatult distantsi taha ära kaugele eemale. Kõik nägid, et ta läks ära. Jüngrid võivad mõelda, et miks sa meie juures ei või palvetada? Mis saladusi sul on? Nagu, las me ka kuuleme. Jeesus ei häbenenud neile näidata, et teate, mul on vaja teist natuke eemale saada. Minul oli kunagi üks hetk selline, kus ka algusaegadel või kui ma päästetud sain ja ma olin nii õudselt sisse võetud Jeesusest ja täiesti, see esimene armumine, mis on, nii et sa ei mõtle mitte midagi muud, eks. Ja mul oli palvepartner või see, kelle kaudu ma päästetud sain. Aga tema oli selline suht tahumatu, et ta marssis ilma koputamata sisse ükskõik millal. Ta lihtsalt astus sulle sisse tuppa. Millega isegi ei andnud ukse kellega koputanud. Ja minul oli Jeesus nii kallis, ma tahtsin ainult olla Jeesusega koos. Ja ma pidin tegema seda, mis oli ebaharilik. Vanal ajal ju isegi maja uksi ei pandud lukku, kui mindi kirikusse, pandi lihtsalt harjukse ette või luud, eks ole. Ja mina pidin minema ja panema ukse lukku, et ta ei saaks sisse tormata, kui mina olen põlvili maas Jeesuse ees. Sest et ta võis lihtsalt mulle kaela sadada. Ja ükskord tuligi, tahtis sisse tormata, ta oli šokis, uks lukkus, ta teadis, et ma olen kodus. Andis nii palju kella, täiesti häbematult, eks. Ja mina lähen niimoodi hõlli, on 7. pilve peal, lähen ukse peale. Tema oli harjunud, et minu kodu on tema kodu. Ja ma seisin ukse peale. Ja ta tahtis sisse tulla ja ma ei lasknud. Ma ütlesin, et ma ei saa praegu, et ma palvetan. Ja tema meelest oli see nii veider. Ta oli väga häiritud ja ta arvas, et mul on midagi viga. Et
et sinuga ei ole kõik korras, kui sa niimoodi käitud. Minuga oli kõik kõige õigemas korras. Me peame aeg-ajalt isegi kõige lähemat ees oma ukse lukku panema, et nii-öelda oleks selge distants. Mina ei ela sinuga ühiselu. Mina elan ühiselu kõige sügavamal intiimsel tasemel ainult Jeesusega. Ja ükskõik, kuidas ma sind armastan ja sul on iga näpunipsutuse peale mind vaja, praegu anna andeks. Ma annan sulle teada, mil mul on võimalik su kõnet võtta. Vaata, Jeesus ei kardanud tõmmata seda jutti maha, kui ta läks nende näes eemale. Ta ei tulnud nendega koos isegi paati, vaid saatis poisid ees minema. Ja läks nende näes. Mul on vaja teist, isegi teist, Peetrus, Johannes, Jaakobus, teist kõige lähemad partnerid. Mul on vaja saada teist ka eemale. Ja me ei saa selle pärast solvada. Aamen. Nii et nii nagu Mooses, nii nagu Jeesus, läheme leerist eemale ja püüame ka mitte leeri endaga kaasa tuua kohtumistelki. Ka jutlustajatena, juhtidena, koosoleku juhatajatena püüame mitte seda leerimuda kohtumistelki kaasa tuua kõigi oma maailma uudiste ja rumalate anekdootide ja muude sellistega. Eks? Aga selge, siis kes on nõus palvetama, Svea, äkki sina? Halleluuja. Aitäh, Isa, selle imelise hommiku eest koos sinuga. Aitäh sulle kõigi nende tarkuste eest, mis sa meile jagad. Aitäh sinu imelise sügava armastuse eest, millega sa meid armastad. Aitäh sulle kõige eest. Sa tõesti sinuga koos ja sinu läheduses on kõik teistes värvides. Sinuga koos ja sinu läheduses on asjadel teine kõla. Ja tõesti me täname selle imelise privileegi eest. Minna eemale maailma mürast. Sinna koguduse telki kohtuma sinuga. Olema sinuga ligiolus. Selles imelises läheduses sinuga. Kus me tõesti neelame sinult ja sinust seda, mida sa meile annad. Isa, aitäh sulle. Aitäh sulle kõige eest. Kõikide raskete aegade ja kõikide kergete aegade eest. Kõige selle eest, millega sa meid lihvid ja kasvatad ja uuendad ja muudad ja kes võib seda paremini teha, kui mitte sina. Kõik, mis tuleb sinult, otse sinult. See on lihtsalt nii hea ja nii imeline. Isa, ja me austame sind ja kummardame ainult sinu ees. Aitäh sulle
kõigi muudatuste eest, mis sa meie ellu tood. Kõigi nende muudatuste eest, mis sa meis teostad ja meiega teed. Aitäh sulle, et sulle on kallis iga lambuke. Ükskõik kui eksinud ta on. Ükskõik kui pahuks siis ta parajasti iseendaga on. Ükskõik kui kõrvale ta on pöördunud. Isa, sa kunagi ei unusta kedagi. Ja ma mäletan seda tunnet, kui ma vahepeal maailma tagasi pöördusin, siis isa, ma mäletan seda tunnet. Ma tundsin sind kogu aeg enda kõrval. Ma teadsin, et sa ei ole mind unustanud. Sa oled ikka minuga. Sinu tingimusteta armastus, sinu truudus ja pühendumus igale oma lambukesele. See on nii hinnaline, nii väärtuslik. See armastus, mida sina meile jagad ja mida sa meile õpetad, see on nii suur ja sügav. Ja nii hinnaline, nii tähtis. Aita meil kõigil võtta vastu see sinu armastus ja jagada seda edasi maailma. Sa armastad kõiki, ükskõik kus ta parajasti on ja ükskõik milline ta on. Aitäh sulle, isa, selle armastuse eest. Aitäh sulle nende inimeste eest, kes on sind ustavalt teenimas. Kas siis kuskil missionäridena või siin koha peal, kes sinu imeliste astjatena lihtsalt jagavad seda armastust edasi. Isa, aitäh sulle. Olgu õnnistatud see nädal ja kogu meie IM-i kogukond. Jeesuse Kristuse nimel. Amen. Aamen. Täna läks väga pikaks see asi, aga küll Jumal teab, eks kes mida välja püüdis siin enda jaoks tervest sellest 1,5 tunnist. Aga ma arvan, et see oli ja ma arvan ka seda, et kuna meil jääb kuu aega vahele, siis võib-olla oligi täna siis järgmise kuu aja eest ette see natukene pikem kui tavaliselt. Aga olgu meie nädal õnnistatud ja mingem siis väljapoole leeri kõigist eemale, nii et Jumal ka näeb, et sa nüüd tulid teda otsima, mitte ei hüüa teda pidevalt leeri enda olukordadesse. Aamen. Näeme jälle.